Vastu sügist toalillede ettevalmistamiseks peab kindlasti mõtlema, et kuidas neil oleks talvel parem olla. Me peame kõik selleks tegema, et toataimedel oleks valgustingimused võimalikult paremad. Siis peaksime me kõigepealt taimede lehed puhtaks tegema, väikeste lehtedega toataimi ja kui nad on ka ise väikesed, on lihtne neid käsitseda. Võtame lihtsalt poti kätte ja paneme igaks juhuks ümber poti kilekoti, et see mullapall liiga niiskeks ei saaks. Võtame selle taime ilusti pihku, surume siit ümbert kotisuu kinni ja asetame ta näiteks vanni või mingi veenõu kohale ja laseme lehed dušiga üle. Võime natukene lihtsalt lehed allapoole suunata ja lihtsalt lehed ära loputada. Siis teine võimalus on, kui me laseme vett mingisse nõusse ja keerame lihtsalt selle taime siia vee sisse tagurpidi, lehti natukene saputades ja saamegi need lehed puhtaks. Siis muidugi sellised toataimed, kus on lehed osad kolletunud, need tuleks eelnevalt ka eemaldada. Koledad kollased lehed. Kui nad tõmmates ei tule, siis tuleb võtta täiesti tavalised käärid, kui tegemist ei ole just puitunud vartega. Puitunud varte korral kindlasti peaks aiakääre kasutama, aga tavalised rohtsed lehed saame eemaldada tavaliste kontorikääridega. Siis lõikame nad võimalikult madalalt, jätame mingisuguse paari sentimeetrise tüüka võime jätta, et lihtsalt taim näeb siis ilusam välja. Ja samuti ei ole tal neid kollaseid lehti enam vaja, kui nad on oma toitainet siit kõik kätte saanud ja need võime rahuga eemaldada. Natuke teistmoodi peaks hooldama alpikanni. Alpikannil on lihakate vartega lehed ja tulevad siia mugula peale, siis neid lõigata ei tohi, kuna nende leherootsude otsad, mis jäävad selle mugula külge, võivad ikkagi põhjustada mädanemist. Siis alpikannil peame eemaldama need lehed sellise võttega, et ühe käega hoiame mugulast, kinni vajutame seda mugulat ettevaatlikult poti mulla sisse ja näpistame siit selle lehe rootsu ümbert ära ja tõmbame ta selliselt välja, et ta tuleks võimalikult tervelt selle mugula küljest ära. Nüüd kõik eemaldame need ära närtsinud ja alla vajunud lehed. Üks nipp on selline, et mida rohkem lehti me eemaldame, vaatame, et ei jääks päris hõredaks see pott, seda enam soodustab see õiepungade teket. See kehtib just nende talvel õitsevate lillede puhul. Aasalead, alpikannid, sandpooliad ja kõikidel lilledel soodustab just õiepungade teket, kui me lehti eemaldame. Siin on sandpoolia, täpselt samamoodi mõned kriimustada saanud lehekesed, samamoodi tuleb eemaldada sellise kerge naksuga või tõmbega. Neid nüüd nii kergesti ära ei tule nagu alpikannil, neid jääb väikene ots, aga see ei ole nagu sandpoolia enam nii ohtlik. Siis selliseid lihakate lehtedega taimi peaks üldse kastma alustassi pealt. See tähendab alt kastmist ja see alustassi peale valgunud vesi ei tohiks olla kauem selliste lihakate vartega lillede puhul kui pool tundi, mitte rohkem. Ja järgmise kastmise saame me teada niimoodi, kui me paneme ikkagi näpu siia mullapinnale, katsume, kui mullapind on jahe ja tundub niiskena, siis taime kasta pole vaja. Talvel on see ülioluline, et taimi üle ei kastetaks. Üle kastmine kindlasti põhjustab tihedamini seda hukkumist kui alakastmine. Just nende lihakate lehtedega lillede puhul kogunebki see niiskus ju taime sisse endasse ja tal on seda niiskust täiesti piisavalt olemas.